kui vaadata Silicon Valley's, et ma just seal veetsin pikemalt aega 6 aega tagasi, siis seal on tihtipeale startupid, kus selgelt on nõnda öelda näha vanused 40-50, kus nad saavadki tõesti bootstrapida, ehk siis nagu luua ettevõtteid, viia kulud hästi miinimumi ja siis lihtsalt ära elada. Et me selle bootstrapi etappi elasime üle esimese aastaga. Sest tegelikult oli niimoodi, et me võtsime palgale inimese alles ütleme, tiim tuli palgale pool aastat peale seda, kui investor meile tegelikult raha andis. Sest esimene raha, mis tuli, me ikkagi panime ta sellesse, et kuidas efektiivsemalt saada inimesi järjest juurde, kasutajaid juurde. Ja alles siis me võtsime step by step inimesi palgale. Ja ma arvan, et seda etappi isegi, et seda bootstrappingu etappi tuleks, see on üks väga oluline etapp. Kui sa lähed kohe raha küsima, sa annad investori hästi palju ära ja sa kaotad kohe mõjuvõimu oma ettevõttes. Ja ma nagu täna vaadates tagasi arvan, et üks esimene asi, mida võiks teha teistmoodi, ongi see, et ärisid tuleks ajada nii kaua investorist lahus, kuni sa jõuad break-even lähedale vähemalt. See loob sulle rohkem sõltumatust. Kuna nüüd meie võtsime kohe hoobilt laieneme teeme, siis me tegime teistsuguse tee. Aga ma arvan, et iseenesest on tark teha see tee, et sa lihtsalt arendad produkti nii kaua kui võimalik oma põhitöö kõrvalt, liigud edasi aeglasemalt, aga oled sõltumatum investor, kui seda lõpuks sisse võtad. Eestis on praegust ka 2-3 head näidet, kes üritavad liikuda niimoodi ja ma neid nagu tõsiselt hindan, et nad liiguvad aeglasemalt, aga nad võivad näiteks läbirääkimistel ka siis öelda, et kuna need asjad ei sobi, siis me lihtsalt ei võta raha sisse.